Hei, tere tulemast vaatama Sihkri helilopildi ehk When Sound Creates Image projekti kaadritaguste videot. Mina olen Hedi, mina olen see, kes vedas seda projekti Sihkrist siis ees. Ma tegin režissööritööd, korraldasin kõike seda. Olin selline produtsendi rollis ka, ütleks nii. Ja ma loodan, et teile meeldib see video. Aga ma natukene räägin ennem ka sellest projektist, et UNESCO korraldab siis sellist võistlust nagu When Sound Creates Image, kus iga aasta antakse õpilastele selline lühike muusikapala. See on enamasti mingi prantsuse, vähemalt see aasta näiteks oli prantsuse helilooja selline muusika siis, hästi lühike, mingi 1 minut 40 sekundit kusagil sealkandis. Ja siis õpilastele antakse teema. See aasta oli listening to each other ehk siis üksteise kuulamine ja selle põhjal sa pidid siis sellele muusikale tegema video. Ehk siis põhimõtteliselt sa teedki nii-öelda muusikavideo, aga see on ikkagi nii-öelda lühifilmi formaadis, et ta ei ole selline, kuna seal ei ole sõnu, siis sa ei saa väga midagi lipsinkida. Ja see idee tuli tegelikult juba siis, kui koolis stuudiumisse saadeti kiri ja ma mõtlesin alguses, et tahaks üldse teha mingi koreograafiaga sellist tantsufilmi. Aga siis Sihkrist öeldi, et hei, et me võiks nagu osa võtta ja ma mõtlesin, et jaa, et ma olen nõus seda eest vedama. Ja siis me tegimegi sellise brainstormingu, mõtlesime, mis meil seostub sellega, et üksteist kuulata ja me jõudsime selle kõrvaklapi temaatika juurde ja selle juurde, et väga paljud kuidagi ignoreerivad mingeid probleeme ja lihtsalt panevad kõrvaklapid pähe ja ei kuula üksteist, et see on selline viis probleemide eest põgeneda, aga samas, et kuidas see võib ka nagu teisi vihastada, kes üritavad siis oma probleeme kõigile arusaadavaks teha. Ja siis enne võttepäeva, meil oli üks päev, oli siis hästi palju kirjutamist inimestele, kes saaksid meid lokatsioonidega aidata. Me filmisime erinevates Tartu kohtades ja siis tuli võttepäev kätte. See oli, ma ütleks ikkagi, et see läks hästi, kuigi meil oli küll üks probleem lokatsiooniga ja me vahetasime ka lokatsioone ja mingid kohad me jätsime üldse ära, sest see video ongi hästi lühike, on mingi minut 40 sekundit. Aga ma ütleks, et see läks väga hästi, kogu tiim panustas mega palju. Ma ütleks, et ma olen väga rahul, kui minu esimese sellise suurema režii projektina, et see kindlasti andis mulle sellist jõudu ja jaksu juurde, et midagi veel luua. Seega jah, ma võin teile natukene öelda ka, et mul on veel üks projekt tulemas, aga selles suhtes Sihkri inimestega on alati nii tore koostööd teha. Me oleme nagu üks suur pere ja selles suhtes kõik panustavad nii palju sellesse, mis on väga lahe. Ja ma loodan, et te naudite seda videot. Ja kell on 9.52 ja meil on. Ei me saame tehtud, see on okei. Süüa apelsini teeme. Ma ei taha süüa apelsini ju, halloo! Mulle meeldib süüa banaani hommikuti ja mina ei taha juua banaani smuutit, smuutises on banaan krõve. Aga ma lihtsalt nagu tahan süüa banaani ilma, et see jääks minu hammaste vahele kinni ja see imelik. See on nii hea välja. Ma juba enne ütlesin, kuidas ma olen väga vale inimene seda tegema ja nüüd juhtus nii, et ma unustasin ära, et ma pean filmima kõike YouTube'i, mitte Reelsi jaoks, ehk siis ma olen kõike vale pidi filminud. Aga me saame hakkama. Meil on reserveeritud see laud ja me oleme võtnud kogu selle asja üle. Aga siin on vähe inimesi, ma arvan, et see on okei. Ma arvan, et see on okei.
ma ei saa käed niimoodi värisevad. Appi. Siis nad kõik kõnnivad üksteise taga aeglaselt, ja võib-olla väga hästi. Et oleks rauda lõhe. Ja. aga kas me mõtleme sellele, kas ikkagi on kõik näelikutena, kas seal on üldse reeglid, millised lemmikloomad võiksid inimestel olla? No, kas on imengud, et siin noore naisel on suur siik. Ja mis pilt? Seal taga on lihtsalt mingid kontoritoolid ja saati. Oi filminud. On juhtunud selline kurb lugu, et me oleme jäänud ukse taga kinni või noh, mitte kinni, vaid me ei saa sisse ja kui see on viimane kord, mis te meist näete, siis te teate, kus me oleme, sest et siin on päris külm. Iga kord on mingi, nagu mingi väike asi läheb päkki. See peabki nii olema. See on okei. We can get through this. Kus nüüd jäetis hommikul armastus on armastus, isegi kui see on veidi hull. Põhimõtteliselt oli niiviisi, et meie üks algne lokatsioon, seal meil ei olnud välisukse võtit ja me helistasime umbes 10-15 inimest läbi, me ei saanud võtit ja siis me tahtsime filmida kvartalis, aga turva tuli ja ütles, et me ei tohi seal filmida ilma maja omaniku loata, mis on täiesti arusaadav, aga ma ei tea, kust see idee tuli, et on avalik koht ja et me võime seal filmida. Ma ei tea, kelle idee see oli. Mina ei olnud sellega nõus. Aga me ikkagi tegime seda. Aga ja nüüd me oleme Rahvaraamatus, kes lubas meil filmida siin, mis on väga tore. See on väga cozy. Seega jah. Seda thumbs up'i on üldse näha. Kas sa saad lõpu poole panna? Naised tuli pähe peal. Jah, ma saan. Ühesõnaga, ma olen veidi vähem filminud, sest mind piirab see, et Annalisel hakkab telefoni aku tühjaks saama ja ma ei saa enda telefoni kasutada, sest mul ei ole ruumi. Nii et meil on veidi vähem klippe, aga nüüd me vist läheme e-stuudiosse, et siis meie väikeplaanide muudatus. Ma olen üldse nii vale inimene, kellele nagu süke üles on anda, sest nagu esimesed, ma ei tea mitu hetke ma filmisin valepidi ja nagu näha, siis ma ei ole endiselt õppinud, ma hakkasin jälle valepidi filmima. Ma loodan, et Heidi saab siit mingeid naljakaid klippe, nagu midagi, palun. Kas olete mõelnud, jah? Võin, oota. See on hästi või? No mul on halb vastus, aga ma olen mõelnud. Okei, ma küsin siis uuesti, et mis on siis mõni nipp või trikk või mingi teadmine, mis te olete Jakobimäe teatristuudios saanud, mis täna on kasuks tulnud? Kuna ma pean hästi palju rääkima, siis mul on ikka see, et ära jätta kunagi pooleli. Et mine lihtsalt alati edasi, kuni nagu sulle lavastaja või nagu keegi ütleb, et stopp, sest et võib-olla, et su partner praegu parasjagu just nagu sai selle mänguha kätte ja siis sa nagu võtad selle talt ära, mis oleks nagu ebaaus. Et see kuidagi mitte seisma jäämine on mulle täna hästi kasuks. Ja minul on vastupidi, sest ma ei ütle mitte midagi. Ja ma arvan, et seal juures ongi see kuidagi nagu situatsioonis olek, et ma ei saa võtta seda nii, et ma lihtsalt olen ja ei tee mitte midagi, vaid ma pean ikkagi panema end situatsiooni ja mõtlema, et mis nagu olukorras ma teen mitte midagi. Ja ma arvan, et ilma Jakobimäeta ma nagu ei mõtestaks seda üldse nii. Kas see on nagu keerulisem ka siis, et sul ongi mingi roll, kus sa üldse nagu ei räägi, et sa pead käinud miimikaga seda tegema, et... Jaa, tegelikult küll, jah. Ma ütleks, et mulle see on keerulisem, sest sõnadesse saab nii palju nagu hääle, intonatsiooniga, selle kõigega saab nii palju edasi anda, aga näomiimikaga on nagu nii palju, sa pead nii palju kuidagi tagasihoidlikum olema sellega, aga samas hästi tugevalt mõtlema sellele. Mis on praegu mingi lemmikhetk või mingi üldse tänase päeva juures mingi lemmikasi olnud? Minu lemmikasi oli esimene see, mis me tegime. Kõik esimene klipp, mis me filmisime, kui ma hakkasin
kuigi heli ei kuule videos, aga ma hakkasin rääkima, kuidas mulle meeldib hommikusöögiks süüa banaane. Mulle meeldib süüa banaani hommikuti. Ja siis kuidas Teele mulle ikka pärast ütles, et kuule, et natukene nagu imelik, et sa ikka tahad ja ma hakkaksin naerma. Ja see kuidagi nagu partneri mõjutamine ikkagi justkui, aga sa ei kuule mind. See oli nagu lahe. Ja minu jaoks esimene hetk oli lihtsalt väga üllatav, sest ma arvasin, et Annaliis hakkabki rääkima mingit tõsist juttu ja siis tulid banaanid apelsinid ja ma ei oodanud seda. See oli väga tore. Ja üldse see kinosaal väga mingi koht, kus filmida. Super! Kõik tehtud!